laululehe lõppu on kirjutatud: nõnda ütleb Issand, kes sind on loonud. Ära karda, sest ma olen sind lunastanud. Ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt. Täna me tahame selle Parvemaja 168. aastapäeva siin pühitseda. Et see on juba palju aastaid, mil see hoone siin on seisnud. Küll vahest uksed kinni pandud, aga siis jälle lahti tehtud ja inimesed on saanud tulla Jumala sõna juurde. Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud. Sa oled minu päralt, ütleb Issand. Ja alustame alguslauludega Jeesuse nimel. Number 2, esimene laululehtedest, number 2 laul. Tänan looja sind nüüd ma. Number 3. Amen.
Me kuuleme nüüd korda.
sina, issand, valitsed igavesti. Sinu nimi kõlab põlvest põlve. Sina oled seesama, sinu aastad ei lõpe. Nii nagu laulik aastatuhandete tagant, nõnda ka täna hüüame sinu poole, issand, kuule mu palvet. Anna andeks minu üleastumised. Anna andeks minu taganemised. Anna andeks minu kurjus. Puvasta meid. Uuenda meid. Ilma sinuta ei suuda me midagi. Üksnes sinu püha vaimu läbi. Ainult sinu vaimu läbi. Et oleks rõõm ja et oleks rahu. Tänan, isa taevas, et sa oled jälle ajad andnud ja me võime vabalt sinu sõna ümber koguneda. Tänan ka tänase päeva eest. Tänan, et võime öelda, 168 aastat on see parvemaja siin külas seisnud. Paremaid ja halvemaid aegu näinud. Tänu sulle, issand. Palume õnnistust sellele tunnile. Õnnistust igale lauljale ja igale kõnelejale ja igale palvetajale. Tule, issand, ise meie keske, sest sinu omad me oleme. Aamen. võtame nüüd üldlaulu number 6 ja Ventuulik pidi kiirustama Illest koguduse asjus siis peale seda laulu ehk siis need ütleb ka number 6 meil Kristus on aluseks seatud
Olen rõõmus tervitada teid selles kaunis suvepäeva, eks öeldi ka õhtus. Jumal on armastus. Nii kirjutab armastuse apostel Johannes. Ja mitte meie ei ole teda armastanud esmalt, vaid tema on meid armastanud. Ja kõik teame seda piibli salmi. Ta on oma ainusõdunud poja andnud meie kõikide eest, et meil uskudes tema sisse läks elu igavesti. Millest kogudus Jumal armu läbi homme pühitseb 90. sünnipäeva, aga nagu me näeme sellel vaja on rohkem suuremad numbrid, 168. Ja aastad tagasi ütles Arpat Arder, kelle poja surmast meile kuulsime, Jaan Arder lahkus igavikku. Selline on elu. Et Eestimaa, kõik kogudused, kõik liikumised võivad ühes asjas kindlad olla. Vennaste koguduse ärkamine on see, millele on toetanud kogu meie maa. Ja kõik hilisemad tööd on rajatud sellele vundamendile, mida Jumal oma armus tegi. Aasta 1729 tuli Christian David Kuusepp Saksamaalt Gernudist kuulutusega Eestisse Jumal on armastus. Ja puhkes ärkamine, mille kohta ütleb ajalugu, et Eestimaal oli 10 000 tõsikristlased, tublid töömehed, meistrid ja 250 palvekodakust koos käidi. Sellest võrdus oli meie iseseisvus, kõik meie tuntud isikute, ajalooliste isikute, isad ja emad olid tõsikristlased, vennaste koguduse liikmed. Ja see on olnud kallis, et täna võime mõista, et ka tänases päevas ei pea mitte ütlema, et aeg on kuri, aeg on kole, aeg on hirmus. Ajaloos on hullemid aeg olnud, aga me võime ühte asja mõista, me võime seda aega kasutada ja Jumala armust teha tööd. Ja mul on suur rõõm, et selles paigas on uuesti taastunud vennaste kogudus ja oleme püüdnud kaasa aidata. Tõsi, talvekuudel, kui kogunume siin, on meid palju vähem, aga on kõik eeldused selleks, et see maailm, täna see ümbrus siin, et ärkaks ja tuleks ja annaks ennast lepitada Jumalaga. Kallid emad, kallid isadki, Abraham Lincolni ema ütles, seda maal me ei juhita Washingtonist ega ka Moskvast või Pekingist mitte, vaid seda maailma juhib palvetava ema süda, kes kiigutab lapse hälli. Ja selles on tõde ja ka täna on see nii. Olge kõik väga õnnistatud, mul on rõõm, et siin on väikese lapsi. Nad lubanud homme kõigestuse laulma tulla ja panime tähele neid väikese poisse, kes täna nobedast jooksevad ja tüdrukudki, aga nad on meie tulevik, nad on meie elu. Andke andeks, see on minu isiklik kogemus, minu lapselaps. Täna 22 aastat vana, ta oli 5-aastane, või 14 aastapäev. Tema jookseb, kisab, karjub, segab, tulge ikka lapsi Jumala kotta, ärge kartke. Ja siis tal oli karstes ja tühid mind õlmast, ütleb, ei vana isa. Aga Jumal andes sellise arvu, et tõesti poisi üles ütles, et poisid peab saama Jumala mees. Aamen! Täna siin poiss, noor mees rajab Tallinna linna uut noorte kogudust. See on Jumala arv. Ma ei kiita sellega, see on Jumala arv. Meie suu sõnadest mõistetakse meid õigust. Rääkige ususõna. Ela ususõnu. Tehke selle järele ja issand töötab. Ja issand kasutab meid. Olge väga õnnistatud, suur tänu. Aga mul on täna tõesti natuke kiire, sest 12 Soome meest venda ootavad mind nüüd ja ma pean neid minema natukene seda ilusat Hiiu saad näitama. Ta on meil sõpruskogudusest Keraval, aga ma loodan mitmed teid kohata homme ka hilestes 12.30 ja juubeli 13. Suur tänu teile! Avame esimese laulu. Amen.
Teadlik Kristus. Salmid 16-20. Need 11 jüngrit läksid aga Galileasse, sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda. Mõned olid aga pahevad. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile. Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse. Ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teid käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Ja loen veel esimese Peetruse 2:10. Nagu äsja sündinud lapsed, igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole. Kui te olete tunda saanud, et Issand on helde, tulles tema elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline, laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Seepärast seisabki pühakirjas. Ennäe, ma panen Siionisse kivi, valitud, hinnalise nurgakivi. Ja see, kes usub temasse, ei jää iiale häbisse. Teile siis, kes te usute, on see au. Uskmatuile aga kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks, ning just see on saanud nurgakiviks ning komistuskiviks ja pahanduskaljuks. Uskmatud komistavad, sest nad on sõnale allumatud ja selleks nad ongi määratud. Teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. Teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas. Teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on. Aamen. Pühakirjas loeti, et Jeesus ise saatis inimesed välja kuni maailma äärteni kuulutada Jumala sõna. Ja need tulid juba mainis siis Mönhuudi vennad, kui Saksamaa kogudus moodustati, läksidki maailma äärtele, läksid Kariibi saartele, läksid Ameerika indiaanlaste juurde ja läksid ka Liivimaale ja Eestimaale ja jõudsid ka siia paikkonda ja mõnekümne aasta pärast nad olid ka Hiiumaal juba järjega ja Saaremaal ning alustasid oma kuulutustööd, mis oli tol ajal tõesti õnnistatud peale suuri sõdasid ja kakkusid. Inimesi tuli rohkesti Jumala juurde. Täna me siin oleme kogunenud, et selle palvemaja aastapäeva tähistada. See palvemaja ei
ja viimane palvemaja siis ehitati siia kirikumõisa juurde siis nimetatud aastad tagasi. Ja Jumala sõna on selles palvemajas kuulutatud erinevatel aegadel. On mõned ajad olnud, kui on tõesti uksed kinni pandud, mille riigivõimu poolt on ära keelatud, kui meie oma Luteri kirik on seda teinud. Aga siis on jälle tulnud paremad ajad ja ruumid on jällegi korda seatud ning inimesed on saanud tulla. Ei hakka pikka tagasivaadet tegema. Tahaksin nimetada mõned nimed, kes on siin palvemajas teeninud. Need on olnud köstrid tavaliselt, üks võib olla hiidlastele tuntum on Lasevälja Juhan, kes oli eeskugevaks vennas palvemajas. Peale seda oli tema poeg Peeter, kui mitte enam Kaseveli, vaid Birkenfeld, nagu tolle ajal trendid olid, et inimesed saksastasid oma nimed, aga Birkenfeld tähendab samuti ju Kaseveli. Peale Peeter Birkenfeldi nimetaksin Jüri Rannutit, kes köstriametis olles peale esimest maailmasõda, kui palvemaja oli Saksa sõjaväe haiglaks, selle palvemaja uuesti korda seadis tagumise ruumi, et tunde pidada ja kui rahvast rohkem tuli, siis ka suurem ruum kasutusse võeti. August Paes 39. aastal koguduse jutlustaja ja viimane Rudolf Vaarik 48. aastal lõpetanud, kui kogudus suleti ametivõimude poolt. Ja 48. aastal siiski sooviti seda tööd jätkata ja koguti küll allkirja, nagu tolle ajal see vajalik oli, aga siiski kogudust enam ei registreeritud. Ja palvemaja siis sai Luteri kiriku käsutusse, kuna Luteri kiriku hoone oli võõrandatud laohooneks. Ja pärast nüüd jälle, kui ajad muutusid ja meie iseseisev riik tuli ning Luteri kirik taastati, siis on maja jälle vennaste koguduse kasutada. Me oleme tänulikud Jumalale selle armu eest, et tõepoolest nii palju aastaid on see koht siin püsinud. Me oleme tänulikud ka kirikule, kes seda on läbi raskete sõjajärgsete aastates säilitanud. Ma nimetaksin siit veel mõned nimed. Helene Liit ja Meeta Vaari, Vilhelmine Holman, Emilia Kaes ja Alma Sein, Anna Rimmerkoor ja Marie Kottri, Anna Viidik, Liidia Liier, Juhan Liit, Vaike Mee, Eliise Liit, Madlena Liit, Taimi Paes, Liisa Paes, Liisa Põljus, Johannes Kaljo, Mari Känd. Need on need viimased koguduse liikmed, kes, nagu ma ütlesin, siis tahtsid veel kogudust ja oma allkirja andsid, aga see ei õnnestunud. Aga nüüd on teised ajad ja kui Jumal õnnistab, siis eks ole ka siia tulijaid. Meie vennaste koguduse eesmärk ei ole siin oma koguduse
ja omaosa kinnituseks. Number 7 laua lahti peal. See võib taeva armsaks teha, kui te meelsust näevad maa. Number 7.
aitäh lastele ja nüüd on selgituste ja tunnistuste aeg. Palun siis, kes soovib sõna. Olge julged, aeg on vastutav. Tere, kuskilt pead otsa lahti tegema. Mina tervitan teid kõiki Tallinnast Vennaste Kohtuse enda tänava palvemaja poolt. Ja otsisin ühte head sõnumit, mida teiega jagada ja leidsin Salm 103. Kiida mu hing Issandat ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime. Kiida mu hing Issandat ja ära unusta ainsatki tema heategu. Tema annab andeks kõik sinu ülekohtu. Tema parandab kõik su tõve. Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga. Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal. Meil on suur Jumal. Ja see on nii võrratu, kui me siia tulime selle palvele hoovi siin hommikul, siis teate, mina ei tea, kuidas teistega on, aga mina kogesin, et see on üks imeline paik. See on koht, kus meie esivanemad on käinud ja nad on otsinud ja nad on leidnud oma Jumalat. Ja mis võib suurem olla, suurim õnn ja suurim rõõm, kui see teadmine, et sa oled oma isade maal, sa oled samamoodi ära tundnud selle Jumala. Kõige suurem imetegu, mis üldse saab olla, on see, et me oleme tema leidnud. Meil on suur isa, meil on võimas isa ja meist iga üksik on talle nii kallis. Need väiksed päkapikud, kes siin käivad ja meid vähe suuremates lauluga rõõmustasid, nende sees on olemas see lapse usk, see siiras usaldus, et emme ja issi kannavad läbi ja aitavad igas olukorras. Ja tegelikult meil täiskasvanutena on ka issi, kes kuuleb meid igas olukorras. Võib-olla ma alati ei suuda seda nii siiralt seda usku vastu võtta ja usaldada, et jah, isa, ma ei karda, ma annan oma käe sinu kätte ja ma tean, sa viid mind läbi ja sa viid mind võidukalt läbi. Võib-olla me hakkame kahtlema ja meie kogemus hakkab eelmine kord ma kukkusin läbi, mingid sellised asjad tõusavad üles. Aga ometi Jumal nii väga igatseb, et me anname enda elu tema kätte. Ja ta kannab meid läbi. Tema ei vea meid alt mitte kunagi. Tänu Jumalale. Ja mul on nii suur rõõm teid kõiki siin näha. Tegelikult ma isiklikult arvasin ja mõtlesin, et siin on meid palju vähem koos. Ja see hulk lapsi, teate, meil on veel lootust eestlastena. Meil on lootust nii kaua, kui meil on neid peresid, kes kasvatavad neid väikseid päkapikke, kes neid armastavad, nende eest hoolt kannavad ja nendele taevast isa tutvustavad. Nii et palvetagem ikka, hoidkem palve kätel neid lapsukesi ja neid perekondi, sest ei materiaalne abi, et mitte miski ei ole tähtsam kui see, et Jumal on ligi ja Jumal seab elu õigesse ratta. Olge väga õnnistatud ja ilusat aastapäeva koosolekut teile. Tervitan teid Emmaste Nurste ja Jausa koguduse poolt. Ja imeliku salmi, see on Apostlitegude 24. peatükis ja üks sõna 16.
sai kuidagi puudutatud ja ütles, mine seks puhuks ära, kui mul aeg on, kutsun sind jälle. See oli maavalitsija Feeliks. Pauluse kuuljad oli seal ainult 2. Drusilla ja Feeliks. Kui neid kuulajaid meenutada, siis Feeliks oli olnud oorik. Siis ta oli Rooma õukonda sattunud ohvitser ja nüüd ta oli siis maavalitsija. Aga kui Paulus kõneles siis Jumala armust ja kasinast ja õigest elust, siis see puudutas kuidagi mehe südant, ta kohkus ära. Drusilla oli põhjapiiril Palestiinas oleva ühe kuninga abikaasa. Feeliks oli ta kuidagi ära meelitanud. Ja kui ta kuulis siis kasinast elust, siis see puudutas nii südant, et ta ütles need sõnad, et mine seks puhuks ära. Kui ma aega saan, kutsun jälle. Aga seda aega ei tulnud. Juudid kirjutasid tema kohta kaebekirja oma valitsusele. Siiamaani oli ta vend olnud seal, kes kõrvaldas kaebekirjad ära. Aga nüüd oli see vend sattunud ebasoosingusse kuidagi, teda ei olnud ja ei olnud enam seda, kes kaebused oleks ära kõrvaldanud. Feeliks kutsuti maavalitseja ette. Ja seal peale kadus. Ja see sõna, täna, kui te kuulete Jumala armuhäält, võtke see vastu. Ei tasu kasutada neid sõnu, mine seks puhuks ära, kui ma aegas on, kui ma kutsuks nüüd jälle. Vaid täna, kui te Jumala häält kuulete, avage oma süda ja võtke see vastu. Aga võtame siis üldlaulu laulda, kus on hästi palju küsimusi. Ja see on viimane laul. Ükskord, kui õhtusoo meile vastu. Oh,
sõna Hent Kullerit. Armsad, tahan teid tervitada ka mitte siit väga kaugel, aga teiselt pool Mandrimaal, Laitsest. Ja ma vaatasin seda teie sünnipäeva, siis mul tuli meelde oma vanaisa. Ta oli 68-aastane, kui ta pidi siit ilmast ära lahkuma. See oli minu jaoks üks tohutu üleelamine. Siin oli üks 5-aastane poiss, ta jooksis siin ringi ja toimetas juba hommikul, ma nägin ja panin teda tähele, et ta oli niisugune hästi elav. Ja mina olin ka vanaisa juures ja ma arvan, et ma suurelt jaolt vanaisat rohkem segasin kui aitasin, aga ma tahtsin hirmsasti ka kõike seda teha, mida vanaisa tegi. Ja siis ma rikkusin võib-olla tal seal palju asju ära, et ta oleks palju kiiremini saanud need asjad tehtud. Aga see armastus, mida see mees külvas sellesse väikesesse poissi, see ei ole lahkunud. Miks ei sünni imeteod, miks surnud ei ärka ülesse? Mina seda ei tea. Aga 7-aastasena seisin vanaisa kirstu juures ja mõtlesin, Jumal, rahutada üles. Aga ei, seda ei sündinud. Ja kõik, mis vanaisa nagu tõutas ja lubas, nagu tundus, et kaob ja libiseb käest. Vanaisa on venlaste koguduse vend ja kui ta rääkis oma lugu, kuidas ta oli sõjaväes kaevikus, ta sai oma emalt kirja, siis kõik sõdurid istusid tema ümber. Ütles, et Johannes, loe kõva häälega. See oli ema armastuskiri. Ja see muutis selle noormehe südame nõnda, et ta pöördus, kusjuures veel siis see tohutu ärkamise laine, mis üle Eesti on käinud, see kõik nii innustas. Ja see andis ka sellise, teatud mõttes sellise eeskuju ka minule. Ma olin väike poiss, aga mina vaatasin kogu aeg neid asju, kuidas ta neid asju tegi. Panin ma uue ülikonna selga, siis tal olid sellised näpitsad, millega ta pani selle püksisääre kinni altservast. Miks? Sellepärast, et jalgratta keti vahele ei läheks püksid. Ja siis selle jalgrattaga ta sõitis Laitses Nissi kirikusse. Ei pidanud seda maad pikaks, ei pidanud seda raskeks ega vaevaseks. Ja ta tegi seda. Ja täna hommikulgi kuulsin, kuidas öeldi, et nad seal kohalikudes kodudes, kus nad käisid,
ja kuulutasid. Ja need olidki need paigad ja kohad, kus ühes peres ja teises peres kuulutati Jumala sõna. Ja see ei ole läinud tühja, sest et hiljaaegu alles ma sain ühe inimesega kokku, kes tunnistas, et mina olen sealt alust päästetud saanud. Mina kuulsin seal Jumala sõna ja evangeeliumi. Minu elu muutus sellel päeval, kui me seal olime koos. See on see vennaste koguduse töö, mis vennad kuulutasid oma kodudes või siis käisid teiste kodudes. Ja ma usun, et siin on ka see jätkusuutlikkus, mis on innustanud inimesi tulema kokku. Ja midagi, mis on sellist, mis paneb nagu selle sisemise põlema, et ma tahan, Jumal, sinu sõna kuulutada. Mida täna meile loetigi. Jeesus läkitab meid välja, et minge ja kuulutage evangeeliumi. Ja siis neile küsimused, aga mis on siis selline evangeelium, mis paneks inimese südame nii põlema, et kui sa seda kuulutad ja räägid, et see inimene hakkab igatsema seda sama kätte saada. Issand, anna mulle tarkuse ilmutuse vaim, sinu äratundmise ja valgusta mu südame silmi, et teaksin, milline lootus on sinu kutsumises, milline on sinu pärandi kirkus, rikkus pühade sees, milline on sinu väe võrratu suurus meie kõigi heaks. Jumal on meid kutsunud. Jumal on pannud meie sisse midagi. Ja ta on iga inimese sisse pannud midagi. Inimesed otsivad, aga ei leia, proovivad ühega, proovivad teise asjaga ja ometigi nad ei saa rahu. Ja sellepärast oleks see meie palvegi olema selline, et ma ära tunneksin selle, miks issand on mind kutsunud. Mis on tema, millise ülesande minule on andnud, et mina võiksin ka midagi teha võib-olla sellele ühele väiksele poisile või tüdrukule või kellegile teisele, kes vajab tegelikult, me kõik ju vajame seda armastust. Seda, et kedagi armastada ja keegi meid armastaks. Isa, anna mulle oma kirkuse rikkust mööda väge saada sinu vaimu läbi tugevaks, seesmise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks mu südames ning oleksin juurdunud ja kinnitatud armastuses, et suudaksin koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius, pikkus ja sügavus ja kõrgus ja ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et oleksin täidetud Jumala kogu täiusega. Ja Peetrus ütleb seda selgelt, et seda ta on kohe küllaga andnud, ta on seda kohe kuhjaga andnud. Ei ole mingit keedu vastu võtmaks armastust isa suurest eeldusest. Ja kogeda seda. Ja siis ma loen. Armastus on pika meelega. Armastus hellitab. Ta ei ole kade. Armastus ei kelgi ega hoople. Ta ei käitu näotult. Ta ei otsi oma kasu. Ta ei ärritu, ta ei jäta meelde paha. Tal ei ole rõõmu üle kohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Armastus ei hääbu kunagi. Jumala armastus ei hääbu, mitte kunagi. Meid kutsutakse vahest kogema selliseid, et meil oleks
prohvetlikku kõnelemist, et meil oleks vähe avaldusi ja ometigi sellest ta liidab kõik jällegi kokku. See kõik on tühine. Armastus. Ja kes mind armastab? Seda armastab mina. Ja me tuleme isaga, me teeme elu aseme teie sisse. Kui taevast taevas ei mahuta teda. Kuidas ta saab meie sisse tulla? Kui sa täna väljas käid, siis võib-olla sul tekib kiski väike nurin sisse, et miks nii kuum on, miks nii palav. Aga kui sa võtad piibli lahti, siis piibli päris alguses on ju kirjas. Jumal lõi valguse ja tema panigi selle päikese päevaks paistma ja kuu ööseks. Ja siis, kui sa loed tagantpoolt ilmutuse raamatut, siis ta ütleb uus maa, uus taevas, uus Jeruusalemm. Aga seal päikest ei olegi, sest Jumal ise on see valgus. Tema ise on see. Ja kui sa sealt veel loed ja uurid, siis sa mõtled, aga kui Jeesus ilmus seal Johannesele, siis milline oli ta pale? See hiilgas. Tema jaladki olid vasemaagi sarnased. Milline tohutu suur ja võimas Jumal meil on. Aga tihtipeale mina küll tunnen ennast sipelgana ja mõtlen, et mis sellest rügamisest nüüd kasu on. Pean oma kuhja kokku ja keegi tuleb lööb jalaga ja seda sipelgapesa enam ei ole. Aga ometigi meid kutsutakse armastama ja seda armastust välja jagama, mida isa on meile esmalt andnud ülirohkesti. Ja nüüd on meie kord seda ka välja jagada. Ta ütleb, muidu olete saanud, muidu andke. Issand, täida mind sinu tahtmise tundmisega kogu tarkuses ja vaimuliku mõistmises, et ma käiksin sinu vääriliselt, sinule kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja kasvades Jumala tundmises ning saaksin vägevaks kogu väega sinu kirkuse tugevust mööda, kõigeks püsivaks ja pikaks meeleks, rõõmuga tänades sind, kes sa oled teinud mind kõlblikuks osa saama pühade pärandist, valguse riigis, kes oled kiskunud mind välja pimeduse meelevallast ja asetanud oma armsa poja kuningriiki, kellest meil on lunastus ja patt andeks andnud. See on olnud Jumala plaan inimese heaks, et meid välja kiskuda sellest loodust. Imeline Jumal on meil. Ja kas siis meil ei ole põhjust teda tänada? Üli väga palju. Igal ajal, iga olukorra eest. Tihtipeale ma ise tunnen, kui on raske, kui ma olen orupõhjas. Ja mul tuleb meelde siis tänada selle eest. Aga just võib-olla selles samas orupõhjas olles, just isa kasvatab sind, julgustab sind. Tule nüüd sealt välja. Sa saad ühe hea kogemuse. Ühe sellise kogemuse, et sa võid jälle minna ja siis tõusta mäele ja sa saad jälle mäe kogemuse. Ja mäe peal on tõesti palju parem, sest seal on vaade suurem ja sa näed kaugemale
ja julgustavam. Sest sa juba tead, sa juba midagi näed kaugemale. Ka seal oru põhjas, ega sa suurt seal ei näe. Ja arvad, et kes nüüd siit ikka välja aitab? Mitte keegi. Isegi Jumal peab kuidagi seal oru põhjas olles kuidagi nii väikseks ja tühiseks. Aga ometigi innustagem üksteist, julgustagem üksteist. Et kui ma näen, et keegi on oru põhjas, siis ma lähen ja aitan sealt edasi. Meil on täpselt samasugune olukord kui laste perekonnaski. Kui on väiksed lapsed, siis vanemad, õed ja vennad ju aitavad teisi. Ja eks need nooremad vaata ka vanemate käitumist ja õpivad ka nende käest, kuidas minna ja kuidas olla. Nii on ka meil taevas isaga. Kui meie eelkäijad on meile jätnud midagi maha, mingi pildi, kuidas edasi liikuda, kuidas olla selle armastuse sees, kuidas seda külvata ja kuidas seda jagada, kuidas olla pikameelne ja kannatlik. Kui mulle vahel pole nii närvidele käib mõni asi oma õe või venna juures, et ta absoluutselt ju ei kuule sõna ega ei tee seda, mida ma tahan. Aga Jumalal on õigus. Tema on pikameelne. Ja kui mina ei ole seda, siis tema on ometigi tõene. Ja tõde ongi see, et meil on vaja Kristuse poolt antud riietus. Urmariietus. Et me saame sellega ennast riietada. Ja nii kaua, kui meil on võimalik, nii kaua, kui me oleme teel, ei ole meid ju hukka mõistetud. Kohust ei ole veel olnud. Järelikult peaksime olema rõõmsad, ütlema, issand, ma tänan sind, ma kiidan ja ülistan sinu nime, sest sa oled armastanud mind ja mina tahan armastada. Ma tahan minna välja ja öelda seda ka teistele. Need, kes võib-olla seda ei tea, otsivad seda siit ja sealt, aga ei leia. Sest kuulsime ka täna seda, et nende jaoks on see kivi, mille otsa nad komistavad ja kukuvad ja jälle tõusevad püsti, jälle komistavad ja kukuvad ja nad kuidagi ei saagi sellest aru. Ja see ei olegi neile mõistetav, kui nad ei ole sellest kuulnud evangeeliumist. Seda tõe evangeeliumi, mida Jeesus kuulutas. Ja nad võib-olla ei võtagi seda vastu, kui sellel ei ole väge. Aga Jeesusel Kristusel oli see vägi ja ta ütles, mina annan ka teile selle väge. Siis meie päevane ports peaks olema igal päeval paluda. Jumal, täida mind. Täida mind. Minu seesmise inimese poolest uuenda mind. Et ma võiksin olla selles paigas valguseks ja õnnistuseks kogu selle ümbruskonna rahvale. Ja et mul oleks julgust minna ja tunnistada ja öelda, minu issand elab. Ta ei ole surnud. Ta on isa paremal käel. Ja kui isa ütleb talle, Jeesus, nüüd on aeg minna. Nüüd tuleb kohus. Siis Jeesus kuuletab. Sest ta oli surmani kuuletas. Ja nüüd on ta ka, sest et kui isa ütleb talle, et mine, siis ta tuleb. Aga siis ta tuleb juba kohtuniku. Siis ta ei ole enam see, kes tuli maailma päästma. Vaid siis on juba teised olukorrad meil. Aga andku issand meile rohkesti armu. Veel enam mõista Jumala pikka meelt. Et seda, mida mina külman. Et see oleks hea. Et
see oleks hea vili. Ja kui sinna on ka keegi teine külvanud võib-olla midagi, mis ei ole hea, võib-olla see luste variant, siis ometigi las kasvada kõik koos. Kui Jumal on seal taga, küll tema saab hakkama iga inimesi. Amen.
Ja enne me lõpupalvet laulame üheskoos 4. laulu. Tugevad on Jeesu käed, nüüd me igavesti hoidvad. Ja siis tuleb lõpupalve vaba kõigile, kellel soovi, kelle julge. Number 4. Tugevad on Jeesu käed. Yeah.
Tänu Jeesus, sina oled meid päästnud ja võtnud meie karistuse ennast peale. Sina oled andnud meile seeläbi igavese elu. Aita meil tunnistada sinust ka teiste ees, et nad võiksid ka sind oma päästma vastu võtta. Kiidetud olgu Issanda Jeesus Kristus Isa, kõik väärne taeva ja maa looja. Isa, me täname ja ülistame sind ja tõstame kõrgeks sinu nime. Kummardume sinu ette ja ütleme, Issand, tänu sulle, et sa oled meid tõmmanud, sa oled meid teinud vääriliseks olema sinu palge ees. Ja seda läbi Jeesuse Kristuse lunastusvere. Mitte oma õiguse, vaid sinu vere läbi. Issand, me täname sind selle eest, et sa oled meile selle ülirohkesti jaganud. Ja Issand, ma tänan sind, et sa praegu ka puudutad igat inimese südant. Issand, sina tunned igat ühte, sina näed läbi, sinu eest ei ole miski varjul. Sina oled kõikide asjade teadja. Issand, ma tänan sind, et sinu vaim praegu hoiub siin, sest et see on üks mäekogemus meil praegu. Issand, et sina ise räägid igal ööl oma südames, mis tema vajab. See üks, mis vajab kõrvaldamist, mis vajab muutmist, Issand, sa annad seda teada. Sa muudad selle. Jeesus, me täname sind, et sinul on see meelevald. Issand, meiegi võiksime seda teha oma mõtetes, oma suuga tunnistades. Issand, ma ei suuda seda ise omast jõust, vaid ainult sinu väes. Aga kingi mulle väge ja mõista ja aru saada seda, milline on sinu armastuse suurus, pikkus ja laius ja kõrgus. Et ma saaksin sellest aru ja mõistaksin ja võiksin seda ka välja jagada. Issand, tänu ja kiitus sulle. Me õnnistan seda kogudust siin ja kõiki, kes siin Hiiumaal käivad edasi-tagasi. Issand, tänu ja kiitus sulle, et sa oled siia palju noori toonud kokku. Issand, neid, kes on igatsetavad, Issand, sinu järele. Sa oled südamed südanud põlema. Tänu sulle selle eest, kiitus ja tänu. Issand, me õnnistame neid lapsi, kes siin edasi-tagasi jooksevad ja toimetavad. Tänu ja kiitus sulle, Issand, et see külm, mis on nende südames, mis on nende silme ees, mis on nende kodudes, nende lähedal. Nad tunnevad, Issand, sind ja nad teavad, et sina oled pääste. Issand, kui maailm tuleb ja ründab ja erilised käigud tulevad siia või sinna, aga ometi, Issand, me täname sind, et sinu inglid valvavad nende üle. Issand, sa hoiad neid, sa kaitsed neid. Ja kui meil tulebki vahest käia rasketematest olukordast läbi, siis ometi läkita, Issand, keegi kõrvale. Läkita keegi, kes võiks toetada ja julgustada ja tuletada meelde, mida ma kuulsin siin palvelas, kui me olime sellel õhtul koos siin. Tänu ja kiitus sulle, Issand, et sinu vaim on see, mis töötab mehe sees ja tuletab meile meelde kõik, mis on tarvis. Issand, kiitus ja austus sulle. Me ülistame sind ja täname sind, Isa taevane, et sa oled teinud meile läbi Jeesuse Kristuse avatuks selle võimaluse tulla sinu palge ette ja sind kiita ja tänada ja ülistada ja kummardada sinu ees öelda, Isa, me täname sind. Amen. Hea taevane Isa, nii kerge on sind tänada, kui me oleme mäel. Aga Issand, aita, et kui me oleme orus, et me võiksime siis ka kiita ja tänada sind, sest need avavad uued uksed. Ja Issand, me täname sind, sest ükski, kes sind kiidab ja tänab, seda ei jäta sina häbisse. Kiidetud olgu su püha nimi nüüd ja alati. Amen. Jeesus, tänu selle tunni eest, selle osavuse eest siin palvemajas. Aga nende kõigi uute alguste eest, Ahvangeri palvemajas, uued algused Pärnumaal. Me palume õnnistus kogu vennaste hulgakesele üle riigi, koguduse vanem Enok Haamerile,
Jeesuse vendadele ja õdedele. Palume õnnistust Eesti laste missionile. Eestvalges mõtleme kõigile meie saare kogudustele, kus sinu nimel, Jeesus, kokku tullakse. Ole armuline oma heldust mööda. Õnnista ka Venda ja Laitse kogudust. Seal Keskkonnveerg. Anna neile, mis nemad vajavad. Sina oled hea ja sina tead, mida meist igaüks vajab. Kõnele siis, Issand, meiega nõnda, et me mõistame. Kutsu meie lähedasi ja lapsi. Kutsu meie vanemaid ja naabreid ja sõpru. Aga, Issand, kuule, kui me koos sinu õpetatud sõnadega ütleme. Meie Issand, kes oled taevas, mõistetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meile täna ja anna meile andeks meie vead, nagu meile andeks anname oma võrdlastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu käed on kõik ja vägi ja au igaveseks. Aamen. Õnnistagu meid kolmainus Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen. Ja istume nüüd avame lõpulaulu number 5. Minu tervitus teile on Roopid raamatu näol. Ja ma näitan teile seda raamatut, see on nii verilaske raamat, et selle esitlus oli kuu aega tagasi Pärnus. Ja selle raamatu on kirjutanud, et on Milvi Leeter mälestused, selle on kirjutanud üks vennaste koguduse liige, kes on ühtlasi ka minu õde.
on minust 10 aastat vanem ja kui keegi oleks mulle noores peas öelnud, et see õde peab oma 80. sünnipäeval, siis ma ei oleks seda hästi uskunud. See ei ole nagu võimalik. Aga teate, mis meil inimlikult ei ole võimalik, see on Jumalal võimalik. Ja meie mõtted ei ole tema mõtted. Ja ta jäi 10-aastaselt tuberkuloosi ja kogu oma nooruse veetis ta voodis. Tal oli ühe korraga lahti 16 haava. Ta luud mädanesid välja. See oli aasta 45, kui ta haigestus. Me kõik teame seda aega, mis see oli. Ei olnud rohte, penitsiliinigi polnud veel. Ja ta saadeti pidevalt koju surema, sest arstid ei osanud midagi teha. Palusid, et isa ja ema võiksid ta jälle koju. Tol ajal ei olnud ka ratastoole, isa kandis teda ühest haiglast teises üles. Ja mina olin 12-aastane, kui ta tuli Narva-Jõesuu sanatooriumist koju. Mina vaatasin teda kui oma õde, keda ma ei olnud mitu aastat näinud. Ja ta läks kohe jälle kodust ära, ta läks õppima Tartu kunstikooli, sest Jumal oli andnud talle hästi palju andeid. Ja ta hakkas neid andeid kasutama. See, kuidas see kõik juhtus, ma ei räägi teile lähemalt, see ei ole mingi, kuidas nüüd öelda, teoloogiline raamat või selles mõttes raamat, et ta räägib ühest teest Jumala juurde, aga see on üks raamat, mille pealkiri on inglipiibadel kantud, aga tegelikult üks suur lootuse raamat. Ja praegu, kes on seda raamatut lugenud nii paljudki üle 90-aastased inimesed, see tagasiside on niivõrd võrratult hea, kõik ütlevad, et uskumatu, et kui sa lootust ei kaota, et mis sind siis võib ees olla. Meie pere, ma ei taha rääkida pikalt, aga ühesõnaga, mina olen Martna Köstri tütar ja mu isa teenis Martnas 43 aastat Köstriga. Ja seega on ka Milvi Martna Köstri tütar. Ja meid oli 12 last ja praegu on meid elus veel 9. Ja kui kuu aega tagasi oli Pärnus Milvi 80. juubel ja selle raamatu esitlus, siis oli meie perest kohal 45 inimest. Just rääkisime siin ka neist lastest ja suurtest peredest. Ja meil oli üks selline pere ja kui me olime Pärnus koos, siis ma mõtlen, et meie peres ei ole sugugi mitte kõik päästetud ja kõik usklikud. Aga me oleme kõik selle Martna Köstri ja Köstri proua lapsed, nende järeltulijad. Ja me ei tea iial, kuidas see seeme võib idanema hakata. Aga öeldakse, et me peame oma eluga elama välja Kristus ja oma eluga vastama neile küsimustele, mida mitte kristlased esitavad. Ja ma tahaksin lõpuks lugeda siit raamatust, kui te lubate ette ühe lõigu, kui minu õde Milvi sai 12-aastaseks. Ja isa tuli teda haiglasse vaatama. Isa ei lastud palatisse. Ja Milvi kirjutab, ta saatis mulle koduaiast toodud lilled, muttud südamed. Sellest ajast on muttud südamed mulle erilise tähendusega. Isa saatis ka kirja, kus olid ühe laulu sõnad, oh võta mind, mu Jumal, käe kõrvale. Õpi see laul pähe, see on sinu laul, kirjutas isa. Üksi olles ma laulsin seda, ma teadsin viisi. Kord nägin, kui õde Raaja kuulas ukse peal minu laulu. Ei suuda üksi askuma sammugi, sest siruta mul vastu käed alati.
õde Raja oli usklik ja ta pilt oli sel hetkel nii palju tähendav. Nüüd on see laul kiriku laulu- ja palveraamatus number 344. Isale mõeldes kirjutasin sama laulu ajal 2009. aastal isadepäeva suvelaulu. Ma katsun selle laulu lugeda teile ette nüüd ilma iserateta, ilma mõelda. Aita mind, mu Jumal, ma palusin, kui väga ränki piinu ma talusin. Ma olin lapse rohtu, kuid jalutu, saada mulle rohtu sa palutu. Siis ma ei saanud aru su armust veel, miks nõnda palju valu täis lapse meel. Ei saanud aastaid käia ma sammugi, ei suutnud jalge tõusta ju ammu. Sa viisid läbi maru mind ometi ja sirutasid vastu käed mullegi. Ma sinu armu mõistsin siis lõpuks ka ja rõõmust rahu leidsin ka haigena. Ma tänan sind, mu Jumal, su ime see, et siiski jalul omi käin antud teel. Sind tänan, et mind võtsid käe kõrvale, et sinu armu läbi saan taevasse. Ja ma ütlen, et see raamat ei ole ainult nutukoht. See lõpeb väga lootusrikkalt. Ja see, et ta on veel tänagi meie hulgas, see on Jumala ime. Ka selle raamatu valmimise protsess on Jumala ime. Seal oli kõvasti Jumala käsi mängus, kui me seda raamatut koostasime, pilte valisime, kõike seda tegime. Ka noored pereliikmed tulid appi ja aitasid. Ja ma jätan sellest raamatust mõned ka siia saarele Hiiumaa. Aitäh! Kui Jumal lubab, siis korraline koosolek on siin iga kuu 3. teisipäeval kell 6 algusega. Aga nüüd augustikuus on 5. augustil, mis on ka teisipäev, kell 18:00 kuulutuskoosolek koos Soome, Rootsi ja peredega, ütleme nii. On ka suuremad pered, kes tulevad meile abiks. Lastelaagri korraldamisel toimub seda kokku 6. ja 7. augustil Emmaste Luteri pastoraadi juures. Avatud kõigile lastele ja saab siis registreerida näiteks minu juures. Või jah, ma arvan, et see ongi vist ainult võimalus. 1. augustiks oleks hea, aga saab ka hiljem. Mida varem teatada, seda lihtsam meil on. Eelmisel aastal oli sama laager siin Vennaste Palvemaja juures ja Saarmaki laiu peal. Tänavu aasta siis Lõuna-Hiiumaa. Ja homme siis, nagu Venturik ütles, on 1:30 Ileste baptisti koguduse aastapäeva jumalateenistus. Kas on kellelgi veel teateid ütelda? Ei ole, siis tänu Taevaisale on meie koosolek siin korda läinud. Tahan tänada muidugi kõiki, kes on teeninud meie laulukoori ja mängijaid ja lapsi, kes on laulnud ja kõiki, kes on kohale tulnud ja selle osaduse siin võimaldanud. Ja siis laulame söögilaulu ja saan natuke ka kohvi ei saa, aga teed ja vastiga. Laulame siis esimene salmi ja ohvutame Jumalat. Ohvutame Jumalat.
mida me sinu armust võime vastu võtta. Ole issand ise meiega. Aamen. Ärge siis laiali minge, see natuke võtab aega, kuni tõlk tuleb lauale.